tere tulemast tagasi minu kanalile. On käes reisivlog, me lähme Rootsi ja me lähme Rootsi sellepärast, et seal on Elton Johni kontsert, mida on juba reaalselt 2 aastat edasi lükatud. Hetkel kell on 15.08, meil läheb natukene üle tunni aja pärast lennuk ja natukene halb on see, et ma unustasin oma nahktagi koju, mille peale ma väga lootsin, mida ma väga tahtsin endale peale panna ja mille järgi ma tegin oma kõik outfitid, mis ma kaasa võtsin. Meil on käsipakas, ehk siis ma ei võtnud üldse palju asju kaasa. Mul ülivähe asju kaasas ja ma täiega lootsin selle nahktagi peale, nii et natukene on lappas. Kaspar ei võtta vastu ka hetkel telefoni. Ma ei tea, kas ma saan selle nahktagi, sest muidu Kaspar saaks mulle selle ära tuua, aga noh, ma ei saa teda kätte. Nii et jah, ei ole väga tore algus just sellele, aga äkki saab siis uue jaki võtta või ma ei tea. Küll midagi välja mõtleb, ei ole hullu, vähemalt kaamera on kaasas, see oli mul peamine asi, kaamera, ID-kaart ja telefon, muud pole vaja. Igatahes lähme nüüd sisse, varsti juba Penna ka, mul vanemad on juba siin, nii et let's go! Vandusime just reaalselt vist 15 minutit tagasi või? Vist oli 15 minutit tagasi, ehk siis natukene alla tunni aja kestis lend. Väga hästi läks, reaalselt nii kiire lend, pole kunagi nii kiire lennuga sõitnud. Nii mugav lihtsalt ja praegu kohe saime ka siia, võid kohvi siia enda. Ja kohe saime siia metroole ka. Nii et nüüd ma ei teagi, kaua me sõidame, vist pool tundi sõidame äkki Stockholmi. Nii et täiega mugav, kohe lihtsalt tulime kiirkünniga kuidagi joppas, et saime siia metroole kohe. Metroopilet ka saabus just. 18 minutit kestab siis see sõit. Nii et lähme Stockholmi ja täiega mugav, täiega soovitan lennukiga tulla Stockholmi. Nii, ma hoidsin enne oma telo käes. Seepärast ma mõtlesin, et äkki mul on ID-kaarti vaja ja siis mul kogu aeg näpud olid siin vastas. Ja nüüd mul on tund aega, on telo kinni. Nii et ma tund aega siis võõrutan ennast nüüd telefonist. Kell on hetkel kohaliku järgi 6 ja oleme hetkel siin kuninga lassi ees. Taga on ilus vaade ja viisime just kotid ära kõik mõjutusse ja nüüd otsime söögikohta, kuhu sööme minna. See on ka tüüpiline rootslane, et see äkki leib, nad ikka räigelt söövad seda. Tere hommikust siit suvisest Stockholmist, kell on hetkel 8.24. Me hakkame varsti liikuma, otsime endale hommikusöögi, kuskil mingi brunchi teeme ja mul oli täna nii hea uni, reaalselt nagu magasin nii hästi üle pikka aja, lihtsalt nii hea uni, ma ei tea, millest see tulenes, aga tegelikult uuesti aega lärmali, me ööbime täpselt vanalinna keskel, ehk siis ma ei kujuta ette, kuidas nagu nii hea uni mul oli täna, aga igatahes ega ma No? Mul on üks juhestuspreemi tester ka kaasas, see on SPF 15. Ei, mul on kõik meigi asjad olemas. Jah, davai, tšau! Varajased vanalinna külastajatena. Vähe on turistega. Aga nii ongi hea liikuda.
hommikusöök sai söödud täiega mõnus, nüüd on kõht on täis ja lähme kõigepealt Nobeli sinna muuseumisse, nii et siis lähme Kuningalossi ja võib-olla veel mingisse muuseumi, võib-olla lähme Vapa muuseumi, võib-olla lähme homme ja siis täna kindlasti shoppama ja siis täna õhtul on juba Elton Johni kontsert. Vot nii, aga mul jalad ka juba vaikselt tervenevad. Siin on veel kukkumisest on sinikas, mis hakkab kollasemaks minema ja siis siin on mul veel väike haavakene kärnake ja ma näitan kohe seda kõrvakest ka, update väike. Vot selline ta hetkel. Juba on palju parem ja ei ole enam nii rõve vaadata kui enne oli. Enne oli nii rõve, siuke tume sinine vastik. Käisime vahepeal Nobeli preemia siis muuseumis. Väga tore muuseum. Nüüd oleme hetkel siin selle kiriku ees, kus siin siis abiellutakse. Kuningapere ja kõik abiellub siin. Ja siis kohe varsti lähme sinna Kuningalossi. Et siis seal toimub varsti vahtkonna vahetus. Vaatame selle ära ja siis käime Kuningalossis ringi. Ja hiljem lähme shoppama ka veel. Ja siis õhtul on juba kontsert. Ainuke asi on selge küll, et mitte kunagi ma ei ole enne reisinud nagu ainult käsipagasiga ja ma olen nii palju asju koju unustanud, nagu olulisi asju, näiteks päikseprillid unustasin koju, nahktagi unustasin koju, hambapastat ei võtnud kaasa, näokreemi ei võtnud kaasa. Õnneks vähemalt kõik olulised asjad olid tegelikult kaamera, telefon, laadja ja ID-kaart. Need on kaasas. Vot. Ja nüüd lähme käime Kuningalossis ära. Just oli vahtkonna vahetus. Väga äge, see tseremoonia kestab veel edasi, millegipärast hästi pikk tseremoonia. Aga siin me oleme kunagi väga ammu siin käinud tegelikult, siis Kuningalossis ja see koht tuleb mulle küll väga tuttav ette siin hetkel. Seda ma küll mäletan väga hästi siin millegi pärast, kuigi ma olin üliväike, kui me siin käisime. Seal kroonitakse ma tean, milline on õige king size bed. Väga õrnasul. Natukene on kell 4 läbi, kell 8 hakkab kontsert ja see on siis siit 4 kilomeetrit jalutada. Ehk siis me jõuame veel enne söömas ära käia, jõudsime uude hotelli kohale, ma teen väikse roomtuuri ka, nii kaua kui see veel korras on. Igatahes siit on sisse, ma eelmises hotellis unustasin roomtuuri teha, mul praegu tuli meelde, aga ei ole hullu. Nii, ühesõnaga, siin on peegel, on ju. Siis telekas, voodi ja siin on vaade, ma ei teagi, mis siin on nii kontor või vist on jah. Ühesõnaga, aga õnneks siin on rongijaam on täpselt kõrval, ehk siis me saame homme ilusti minna siit rongile. Sest homme õhtul me peame rongiga sõitma ju selleks lennujaama saada. Nii et täiega mugav ja mõnus ja tegelikult jalad on täiega läbi omadega.
sellest kõndimisest midagi, kui palju samme on tehtud, et ma kohe vaatan. No 10 000 saab kohe täis. Ja aga lihtsalt jalgitel peal terve päev olnud, et isegi võib-olla samme ei ole nii palju, aga kuna seal Kuningalossis läks suht kaua, nagu sa käid ikkagi vaheklaselt, käid muuseumis ringi, siis seal ikkagi oled terve aeg jalgadel. Aga väga toredad muuseumid olid, mulle isiklikult kindlasti meeldis Kuningaloss rohkem. Ägedam, aga Nobelium on ka suht tore ja homme siis lähme Appa muuseumisse ja homme shoppame, et täna enam shopata ja kuskile mujal ei jõuagi minna, lihtsalt kontsert tuleb peale, nii et aga see kontsert on kindlasti mega äge, täiega äge. Ja täiega soe ilm on täna terve päeval, nii et mul on üli hea meel, et ma võtsin need lühikesed püksid ka kaasa. Ma arvan, suht paras aeg on meil ka siin Stockholmis, aga saabki käidud need põhikohad selle ajaga ja täiega mõnus on. Aga ma tahaks täiega Starbucksi võtta. Me just kõndisime läbi selle rongijaama sealt alt siia ja ma nägin, et siin Starbucks kohal, nii et ma mõtlen, et äkki peaks hiljem võtma Starbucksi. Väga tahaks. Või siis võtan homme. Tegelikult pigem ma võtan homme, ma arvan. Mis ma siin täna õhtul ikka enam võtan. Võt, ja siis nüüd tahaks midagi väga head süüa. Aga mis siin Radissonis oli väga hästi tehtud, neil hästi läbimõeldud oli see, et kui me näiteks tulime siia Radissoni sisse check-in'i teha, siis oli väike järjekord, aga seal, kus sa pead ootama, seal kohe receptioni juures olid kommid, suht palju komme ja vett ja mandariini, et meil olid kõhud mega tühjad ja see reaalselt nagu täitis selle aja ära, kus me sõime kommi. Et täiega hästi läbimõeldud lihtsalt. Et külalised tulevad, peavad võib-olla järjekorras olema, siis söövad samal ajal kommi ja saavad vett juua. Et täiega plusspunktid selle eest. Ja mul kohe tuju tõusis reaalselt mingi 50% lihtsalt. Sest kui mul on kõht tühi, siis ma võin suht kurjaks minna. Nii et jah, mega vahva. Aga nüüd lähme kohe varsti sööma. Jõudsime sellisesse kohta, kus sa saad ise lasta küpsetada. Siin on lai valik. Ja saad ise lasta küpsetada endale seal panni peal, mis sa tahad. Nii, söömas käidud, aga hea söök oli, täiega koht oli ülihea hinnakvaliteedi suhe, teinekord kindlasti tagasi veel, aga ma tahtsin rääkida sellest, kes on vaadanud minu pakkimisvideot, see teab, et mul oli kindel plaan panna oma lõpuseelik täna õhtul siia kontserdile, on ju. Ja vaadake lihtsalt, mul on mingi nõme plekk siin peal, ma ei ole seda mitte kordagi pesnud, sest see on nagu siuke materjal. Aga ma ei tea, et taga siuke plekk on, see on nii tobe, nii aga tahtsin sellega minna. Aga ma ei tea, ma ei saa seda kuidagi ära ka katta, et on kuidagi nii nõmeda koha peal. Selja taga täpselt, ehk siis ma kuidagi tera pläkerdanud. Nüüd lähme Elton Johni kontserdile. Reaalselt seda on 3 aastat tagasi ostsime piletid, on ju? 3,5 aastat tagasi ostsime piletid. Ja 2 aastat edasi lükatud. Ei, 3 aastat on edasi lükatud. 3 aastat edasi lükati, 3,5 aastat tagasi ostsime piletid ja lõpuks on see käes. Loodame, et Elton tuleb lavale ka. Juba näha, et järjekord on. Ja see toimub Tele2 Areenal, selle nimi on ju. Jaa. Siin toimub, nii et ja kell on hetkel 19.15, ehk 45 minuti pärast hakkab. Siin siis toimub see. Ma vist ei olegi käinud kuskil, kus nii palju inimesi on kontserdil. Päris jõhker.
tere hommikust, käes on pühapäev, kell on 9:44 hommikul ehk siis on meie viimane päev Rootsis, siin Stockholmis. Täna õhtul läheb lend tagasi, mis kell meil läheb see lend? 12 jõuame tagasi Eestisse täna õhtul. Nii et saame siin terve päev veel ringi käia ja kõigepealt minul on asjad koos juba, teised veel pakivad oma asjad ära ja siis lähme shoppama. Ja siis me tahame Vapa muuseumistena käia ja mina tahan kindlasti täna Sephorasse jõuda, sest ma tahan väga endale kreempõsepuna, head kvaliteetse kreempõsepuna. Nii et lähme vaatame, kas ma leian, mul on üks kindel toode, mida ma sealt tahan. Ma ei mäleta enam, mis see firma oli, aga Pekka soovitasid kreempõsepuna, nii et ma usaldan tema arvamust ja lähen otsin seda. Aga täna seal ma magasin nii hästi, täiega uni oli, siin on suletekk ja sulepadi ja nagu reaalselt nii hea uni oli lihtsalt. Ja siis ma ärkasingi kell 9 üles ja kuidagi nii puhanud ja mõnus oli olla, et jah. Aga tänaseks lubab Stockholmiga mega sooja ilma, lubab 26 kraadi ja tuleb väga mõnus suvine päevakene. Ma isegi ei tea, mis siin Eestis Tallinnas on praegu. Minu arust eile ja üleeile kogu aeg sadas seal. Nii nagu ma olen näinud mingi stories ja postitusi. Nii on hea meel, et me oleme siin. Sest me oleme paar korda mingi tiputanud on. Aga eile korraks sadas ka rohkem, aga muidu on jumala hea on. Ja ma ei rääkinud teile, kuidas Elton Johni kontsert oli. Ma küll filmisin seda, aga ma ei muljetanud, väga äge oli, täiega äge oli ja lõpuks, kui see Elton ära läks sealt lavalt, siis oli küll siuke tunne, et nagu ta oleks mingi ära surnud või mingi muna pealt lihtsalt ära kadunud, sest see minek oli kuidagi nii nagu siukene dramaatiline ja graatsiline ja ma ei tea, ühesõnaga täiega head muljed sellest ülisuur areena oli, kus see toimus. Ma vaatasin 45 000 inimest on seal kontserditel tavaliselt, nii et jah, täiega hea meel, et sai ikkagi lõpuks ära käidud ja ma lugesin ka, et miks seda kontserdit nii palju edasi lükati, oli sellepärast, et Eltonil oli vahepeal puusa mingi vigastus, nii et jah, sellepärast lükati mega palju edasi. Aga uskumatu, et Eltoni reaalselt viimane kontsert oli see täiesti uskumatu ja sellepärast oli kindlasti ka erilisem ja ma ei tea, lõpuks kui me näiteks ära läksime sealt kontserdilt, siis ma nägin ka, kuidas mitmed inimesed olid nagu täiesti nutuse näoga, et naistel just nägin siit meik oli nagu täiesti laiali, oli nutupisarate meik oli ehk siis jah, ühesõnaga väga äge oli. Nii, üks pro-tipp praegu, kell on 10:18, me mõtlesime, et me lähme shoppame, aga shopping tehakse lahti siin alles kell 11, nii et ärge sättige ennast pühapäeval varem kui kell 11 shoppama, lihtsalt siukene nipp, aga lähme nüüd tagasi hotelli, viime oma asjad alla receptioni kuskile taharuumidesse, et teeme seda check-out'i ära ja siis käime Vapa muuseumis ära ja siis lähmegi juba sinna shoppama. Me jõudsime oma shoppamisega Saarasse ja siin on küll täiega suured allahindlused ja värki. Tegelikult me oleme saanud teistest poodidest juba päris palju asju. Mul on see kottpungil meie 4 asjadest, aga Saaras ma lihtsalt ei viitsi vaadata siin ringi, siin esiteks nii palju inimesi ja kõik need soodukaga asjad on kuidagi nii üksteise otsas nagu ma konkreetselt ei viitsi vaadata. See on nagu probleem. Nii, mitu tundi oleme juba shopanud, 4 tundi oleme shopanud ja kõige parem saak hetkel meile EMS-iga on olnud staadiumi poes, kus olid treeniriided ja me saime lihtsalt nii ilusad treeniriided, eks ma teen teile hauliga pärast, aga üks asi, mis on naljakas, on see, et alati meestega shoppama minnes on nii, et ei ole vaja, mul ei ole mitte midagi vaja, mul ei ole vaja shopata, ärme lähe ja lõpuks on nemad ikka need, kes ostavad kõige rohkem. Aga mul on hea veel vähemalt saati ilusad asjad. Nii et jah, siin on ka jumala korralikud riided.
väga korralikud meestakad, meestenpood linasest riideid on hästi palju siin, hästi ilusad. Nii et tasus tulla, väga palju soodukaid on praegu. Tegime väikse shoppingu ära ja nüüd kõhud läksid vahepeal nii tühjaks, et tulime sööma jälle samasse kohta, kus eilegi käisime ja kell on hetkel ka juba vasti 4 saamas. Tegin ka outfiti vahetuse, panin uue kleidi selga, sest et ma suutsin ennast juba täis plätserdada. Nii et hea, et mul oli varuga riideid kaasas. Ja nüüd liigume Apa muuseumisse kohe, kui saab söödud kõik. Tõesti mega hea söögikoht, ma niimoodi soovitan. See nimi on Tang tugeva teega. Et põhimõtteliselt alla 30 inimene on ju maksab. Alla 25 euro maksab inimene siin kohas ja siis saad süüa ükskõik kui palju tahad. Seal on nagu Rootsi laud ja mega head täiesti värsked söögid ja mis asja? Mereannid niimoodi, et reaalselt annad lihtsalt, võtad nagu toored mereannid nii palju kui tahad ja annad, et küpsetage mul on nüüd valmis ja siis nad teevad nagu värskelt kõik. Et mega super. Ilm on ka täiega ilus, 26 kraadi on. Tore! Ja see kleit mulle ka nii meeldib. Ja nüüd selleks saada Apa muuseumisse, meil on vaja saada teisele poole vett siit. Ehk siis lähme praamile. Ja see praamisõit maksis hetkel 8 senti. Seal on Stockholmi lõbustuspark, kus eelmine nädal umbes või üle-eelmine nädal juhtus seal õnnetus Ameerika mägedel. Ja üks inimene sai isegi surma. Nii et jah. Ta viib vaid tagasi sinna. Praegu tundub, et me sõidame tagasi sinna, kus me enne jalutasime. Aga vaatame, äkki ta teeb mitu tiiru. Terve päeva täna jalgadel olnud ja ma ütlen teile, muuseumis pink on lihtsalt parim sõber, kus on lihtsalt terve päev selja taga jalgadel. Jalad lihtsalt väsivad ära kohe, nii et pistun praegu Mamma Mia toolil. Vot, keset muuseumit, Apa muuseumit, aga mega äge muuseum on, täiega äge muuseum, ma hullult soovitan tulla. Ma arvan, me oleme mingi poole peal praegu, kell on 6:30, ehk siis mingi poole tunni pärast peaks tegelikult hakkama võiks lennujaama poole liikuma. Õnneks aega on, aga ikkagi täiega muuseum. Hullult soovitan. Kui tulete Stockholmi, ma arvan, see on nagu üks koht, kus kindlalt peaks käima, kui sa ei ole käinud. Täiega lahe lihtsalt. Your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrest down, and window blinds open. Hello, ma olen tagasi kodus. Kell on, ma ei tea, mis kell on. Kell on 1:30 ja lend kestis reaalselt ainult 40 minutit. Mega lebo, nii mõnus oli. Mul on nii hea meel olla tagasi kodus, nagu te kuulete siin taustal Britney ja Sydney täiega mängivad. Ma lihtsalt niimoodi igatsesin oma kasse, ma tulin koju ja rõõmupisarad hakkavad voolama lihtsalt sellest, et ma olen nii tänulik, et nad meil on. Ma olen lihtsalt nagu nii armastan neid. Nad on lihtsalt nii kallid. Niimoodi igatsesin, ma reaalselt ei mäleta, millal ma viimati olin nii kaua nendest eemal.
ma ei tea, kas ma üldse olen nendest kunagi nii kaua eemal olnud. Täiega musukesed, noh. Nii hea on kodus olla. Ajuke kurb asi on see, et Kasparit hetkel ei ole kodus. Ma täiega igatsen teda. Täiega mõnus oleks olnud tulla koju, kui ta oleks mind vastu võtnud, aga kuna tal on virtuaaltuur homme hommikul kohe Narva-Jõesuus, siis ta juba täna õhtul läks sinna. Ehk siis ta õpib seal ja tuleb homme siis tagasi, ehk siis homme me juba näeme. Ma lihtsalt nii hea on kodus olla. Ma siuke tõe, nagu ma oleks saanud reaalselt mingi paar nädalat ära lihtsalt. Et nii tore on ära käia, nii tore on käia reisimas, aga samas nii tore on tulla tagasi, nii hea on olla tagasi ja nii kõvasti hakkad väärtustama kõike seda, mis sul siin on, kui sa käid ära ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis täiega tore. Aga ma näitan teile ülikiiresti, ma ei viitsi mitte midagi selga panna, aga ma näitan mega kiiresti ära, mis me täna shoppingult saime mulle. Nii, kõigepealt ma näitan nii-öelda kõige igavamad asjad ära. Minu pärast on alati olnud see kombeks, et kui sa käid kuskil reisil, kas või paar päeva, sa alati tood midagi sealt reisilt teistele. Ja mina tõin siis Kasparile Kuninga paleest ostetud kohvi. Ma arvan, see on väga hea. Siin ma ei saa küll sellest aru, mis siin kirjas täpselt on, aga mulle tundub, et see on mingi kakao ja sitruse mingisuguse maitsega. Ja siis lennujaamast ostsin veel sellised Rootsi mingid traditsionaalsed põhimõtteliselt kookose ja mis siin veel on, martsipani mingid kommikesed. Nii et teeme siin ühe kohviõhtu koos. Ei, tegelikult jah, need ma tõin talle. Aga mis ma ise sain, ma kohe näitan. Me käisime ühe spordipoes, millest ma enne rääkisin ka ja sealt ma sain 2 siukest toppi. Üks on selline kollane topp, üli kena, reaalselt mega kena. Mul ei täiega toppi vaja trenni. Ma muidu käin kogu aeg mingi vanade mingisuguste Saara maikadega, mis ei ole üldse hea. Siis on teine on siuke lilla topp. Siis sellised rohelised põhimõtteliselt biker shortsid, aga need on nagu lühemad. Siuksed rohelised, sorry, mul oli üldse hea valgus siin. Ma lihtsalt kell on nii palju, ma tahaks tegelikult tuttu minna, aga ma tahan need asjad ära näidata. Siis sellise nuinu lilla seeliku, ta on põhimõtteliselt sama materjal nagu mul see lõpuseelik. Ja täiega odavalt saime ka selle ülihea hinnaga täiglus. See oli seljas ka nagu mingi mega kena asi. Ja vaata ma mõtlen, siis mul on just sama kleit, mis ma näitasin ka. See sama kleit. Selle ostsime ka. See on täiglus kleit lihtsalt. Võt nii, väike hoolike, rohkem asju ei ostnud, polnud vaja. Kõik vajalikud asjad on olemas, ainult uut seljakotti oleks mingi aeg vaja. Ja ma sain juba teatega, et mu Terli pakk jõudis ka kohale. Ma sain 2 uut kleidikest ka. Nii et ülitore, homme lähen järgi sellele. Aga mul on reaalselt nii hea meel, et ma sain lõpuks ometi teha reisivloogi siia. Ma pole nii ammu saanud kuskil reisil käia. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud reisivloogi, ehk siis see on minu esimene reisivloog. Ja mul on mega hea meel, kui jõudsid siia video lõppu. Kui sulle meeldis see video, palun pane sellele videole like. Kui sa tahad veel minu videoid näha, siis subscribe kindlasti mu kanalit. Mul on veel ülipalju huvitavaid videoid tulemus, mul suvel on päris palju tegemisi ja need huvitavamaid tegemisi ma kindlasti ka kajastan siin YouTube'i kanalil. Nii et näeme juba jälle järgmises videos, eks ole. Davai, naudi suve ja tšau!